Aga kuidas see on nagu aju ja alateadvuse kontekstis, on see, et sa oled senikaua mugavustsoonis, kuni sulle mõjuvad jõudude summa on 0, ehk siis mis need jõud on, see ongi näiteks mingisugune valu, on ju. Ehk siis inimesed, kes on üksikud näiteks pikalt, on ju, mul ongi tore, mul on mõnus olla, on ju, sest mul on nii ebamugav, kui ma pean näiteks alustama mingit suhet või üldse vastassugupoolega rääkima, mis iganes, on ju. Aga mingi hetk, see võib võtta aastaid, teinekord väga pikalt. Ja mingi hetk, kui see üksinduse valu läheb suuremaks, siis see drive'ib sind tegema seda tegelikult, et sealt mugavustsoonist välja minna. Et see ongi selline hästi, hästi nagu huvitav asi, et me tegelikult ju nagu see default mode on ju, või nii-öelda vaikimise olek on ju see, et me tahame olla selles mugavustsoonis, aju tahab seal olla, mitte et ta tahaks meid kuidagi karistada või et meil oleks paha, aga ta tahab energiat kokku hoida, ta tahab, et sul ei oleks valus ja kui sul on nagu piisavalt okei olla, see tegelikult ei nihku kuhugi poole, sa panedki järjest teed seda sama, mis sa oled teinud. Ja siis, kui sa saad kui see üks valu kuskil poolt hakkab nagu, tavaliselt see on valu, on ju, kahjuks. See võiks ka olla mingi nälg mingi asja järel, nagu heas mõttes nälg, on ju, et ma tahangi, ütleme, kui sa tuled mingi teatud summaga kuus toime kogu aeg, on ju, sul ei ole mõnus, sul ei ole mugav, aga sul on ka okei, on ju, et ma tegelikult ei riski nende asjadega, et ma ei tea, leida uut tööd, on ju, või alustada oma äri, et mul on tegelikult suht mugav, sest see valu, mis võib järgneda sellele töökoha vahetusele või siis uues töökohas võib-olla ma ei saa hakkama, on ju, mis must siis arvatakse nii edasi, kus see jutt läheb, on ju, või oma äri alustamine, veel keerulisem, tõenäoliselt läheb pankrotti ja mis kõik veel siis saab, millest ma ilma jään ja nii edasi, on ju. Aga samas see võib ka olla nii-öelda see nälg selle järel, et ma tahan midagi muud kogeda, on ju. See ei pea seda nimetama otseselt valuks, et ma tahakski, see ei pea see raha olema, mis sind motiveerib, vaid mingisugune drive parevus. Ma tahan rohkem reisida, on ju, või ma tahan mingi teistsuguseid suhteid, on ju, või nii edasi, et see on see jõud, mis nii-öelda selles Newtoni esimese seaduse kontekstis ka nagu paneb sind nagu teises suunas liikuma või kiirendama või mis iganes on. Kas lasen kohe sul küsida küsimuse, et aga kas see põhimõtteliselt on siis, võib öelda, et see sama, mis sa praegu räägid, see Newtoni esimese seaduse näide ja alateadvuse seos, et sisuliselt saab siis öelda, et see on teistpidi see kirjeldus, et inimene tunneb, et midagi on nagu pekkis, aga ta tegelikult ei muutu. Tavaliselt küll ju, või selles mõttes jah, kui ta nagu väga pekkis ei ole, siis mul on veel okei, ma saan hakkama. Aga ta on häiritud, on ju? Ja see on, aga see ongi see, et mis sind rohkem häirib, kas mind häirib see asi, et see mul natuke pekkis, või mul on, näiteks miks inimesed jäävad mingitesse suhetesse, kas siis partneriga või kas või tööl on ju, et mind koheldakse nii ja nii, või ma ei saa väärilist palka, või mul on sellised töötingimused, aga see valu ei ole nii suur, kui see eeldatav valu. Mitte, et see üldse peaks niimoodi olema, aga me eeldame, et nii-öelda see olukord seal väljaspool on veel vastikum, veel kuidagi valusam, veel ebamugavam. Ja siis ma pigem jään sellesse mugavustsooni. Mugavustsoon ju ei ole mugavustsoon, see on ebamugavustsoon tegelikult. Tahtsid midagi küsida, öelda? Et jällegi lihtsalt hea näide, kui hästi seletad selle teema lahti, et mul viskas peas igasuguse enda elu näiteid, kus see nii hästi sobib kokku, see, kuidas valu pealt on see areng, et kuidas ma ise ka olen nagu oodanud, et ei ole veel nii valus, et ei pea veel hakkama arenema, et lihtsalt täiega tuleb tuttav, et me pärast räägime ka, et mul on sinuga ju kokkupuudega olnud siis selles kiire muutuse teraapias ja patsiendina ja sinna ma tegelikult ka tulin viimases nagu häda, et see oli aastaid ju valus olnud juba ja lihtsalt teadvustasin rohkem seda, et see vajab muutust. Et väga huvitav. Kas muutustest rääkides täiendades nagu siis seda küsimust ka Raineri jagatud mõtetena ja see, mis sa enne nagu vastasid küsimusele, et see ebamugavus ja mugavustsoon, et kas probleem on nagu pigem inimestel siis teadmiste puudumises ehk informatsiooni puudulikkuses, mida ma eriti ei taha uskuda, sest me elame täna tohutus infokülluses, isegi liiga palju tuleb seda infot peale ja tuleb hakata ennast ikkagi oluliselt piirama, mida sisse üldse võtta, sest et kõigiga ei saa lihtsalt kursis enam olla. Vanasti said, siis täna tundub, et see ei ole võimalik. Või milles see probleem on siis tegelikult? Teadmiste puuduses ma ei usu jah, et ammu enam asi on. Meil on infoajastu, meil on nii palju teadmisi, raamatuid, nii edasi. Aga miks ei muutu, ongi ju see tegelikult, mina tegelen alateadvusega. Jälle, et seda nagu demystifitseerida,
mis ma alateadvuse all mõtlen, on see ju, see, kui sa elad, su aju töötab kogu aeg. Ta kogu aeg saab viie meele kaudu infot, süstematiseerib seda, analüüsib, vaatab, mis on tähtis, mis ei ole tähtis, mis on oluline, mis on ohtlik, mis on ka võimalused teinekord, on ju. Ja samas meil on ka salvestatud nii palju infot. Aga oluline osa, ehk siis see põhiline osa, vähemalt 95% toimub sellest kuskil taustal, kuskil mis meie nagu teadliku meelde üldse ei jõuagi, ehk siis nii-öelda see nagu jäämäe veealune osa. Ja samas, kui vaadata ka jäämäge, siis tegelikult ju tänu millele jäämägi liigub, see ei ole see, et pealt nagu tuul veidike puhub, vaid hoovus liigutab seda alumist osa. Ehk siis meil samamoodi me liigume selle suunas, kuhu meid see alateadvus juhib, on ju, mis programmid, mis uskumused, mis mustrid meil seal all on. Ja see, kui ma midagi tean, õpin midagi uut näiteks, see on iseenesest väga hea, on ju. Aga see on jällegi see, nagu me tahaks seda jäämäe veepealse osaga nagu seda suunda muuta. Ehk siis loomulikult on võimalik need asjad viia ka alateadvuse tasemele, on ju. Kuidas alateadvus õpib, on ju, korrates, hüpnoosis ja siis mingisugune hästi suur emotsionaalne pauk. Ma ütlen emotsionaalne pauk, psühholoogias on see termin tegelikult emotsionaalne ankur, on ju. See pauk kõlab kuidagi nii palju ägedamalt, on ju, et see loob hetkega selle mustri ja sa ei pea enam nagu kulutama tunde, et seda õppida. Ja see ei ole ainult negatiivne või ka positiivne, on ju? See võib olla positiivne, aga reeglina see on, kahjuks see on negatiivne, aga see võib väga vabalt olla positiivne. Ehk siis see ongi mingisugune emotsioon, mingi asi, sündmus, millel on nii suur emotsionaalne laeng, et see ühendus seal ajus saab kohe nii tugevaks, on ju. Ma ei tea, kõrvetad sõrme vastu pliiti ära, on ju. Sa võid seletada lapsele 10 korda, et mine sealt kaugemalt mööda, sa kõrvetad ära, siis sul on valus, on ju, okei. Ta saab aru isegi sellest võib-olla. Aga nii, kui sa tegelikult ära kõrvetad, sa ei pea kordagi enam seletama, see ajus on kohe pliit, kuum, valu, lähen eemale, tahan vältida. Ei kokka mitte kunagi enam. Trauma. Kuhu see võib jõuda? Ei, see absoluutselt, see on igasugused asju. See ei ole lapsele, mul on endal, ma ei tea, ma olen kuskil, võib-olla, ma ei tea korrata ennast, mida ma eelmises podcast'is rääkisin, aga ausalt öeldes ma ei mäleta täpselt, et mina ei mäleta üldse. Parem ongi, et ma ei mäleta. Aga selles suht, kas või mingisugused asjad on ju, et täiskasvanuna, ma olin mingisugune 15 aastat tagasi, mul jäi näpp automootori vahele korra, peaaegu olekski sinna jäänud, õnneks ikka kuidagi suudeti päästa. Ja ka siis see lõi hetkega selle mustri, et nüüd, kui mul on kuskil automootor käib nii, et kapott on lahti, käed on kohe automaatselt selja taga. Ma ise panen seda alles mingi hetk hiljem nagu tähe. Taju tahab sellest kohe eemal hoida. Taustal on ju, ma ei pea selle mõtlema, ma ei pea analüüsima, see on kohe hetkega. Teeb selle miljon teed ära ja see ongi hästi huvitav, et ma olen mitmest kohast nüüd kuulnud seda, ma ei ole neid teadusartikleid veel ise üles otsinud, aga on välja toodud see, et alateadliku meele, ehk siis mis ma selle all mõtlen, see ülejäänud aju osa peale selle põhiliselt selle otsmikusagar on ju, mis on siis analüütiline, analüüsiv, sellega me loome, on ju, ratsionaliseerime, aga see ülejäänud aju osa on põhimõtteliselt, mis annab siis mingisuguse info, mis tundub antud hetkel talle oluline, annab sellele teadlikule meelele. Ehk siis see heal juhul 5%, paljude teadlaste arvates ka 0,005%. Ja ma olen mitmest kohast nüüd kuulnud seda, jällegi ma pean seda fakti kontrollima, aga on kuidagi arutatud välja, et selle alateadliku meele või selle alateadliku aju osa nagu protsessimisvõime on 11 miljonit bitti ja teadlik meel on 50 bitti. See on nagu, see on nagu öö ja päev. Öö ja päev on ju, ehk siis meil on siin üks väga tubli arvuti siin eesotsas on ju, millega me arvame, et me kujundame oma elu ja loome ja nii edasi ja kuskil siin on mingi ulme superarvuti, mis tegelikult teeb neid otsuseid. Aga see väike junnike on võimeline seda suuremat arvutit kontrollima? Ta ei ole võimeline kontrollima, aga me saame teda ikkagi mõjutada, on ju. Et see kas või, kust sul tuleb autosõit praegu, on ju? Tuleb sul alateadvusest. Alguses see ei olnud sul alateadvuses ju. Ja siis sa õppisidki seda seni kaua, kordasid läbi, on ju, õppisid siin reegleid kuskil laua taga. Põhiliselt oli see sõitmine, kus sa said ka neid emotsioone, on ju, et need mingid asjad tulid sulle võib-olla lihtsamini või ka mingid hirmud, on ju.
ja siis sa viisid nii-öelda selle läbi selle filtri kogu aeg ja lõid need mustrid sinna alateadvusesse, noh, korrutustabel, noh, igasugused muud asjad, on ju. Et see on ka üks võimalus, kuidas sa oled seda teadlikku meelt kasutanud selleks, et muuta seda, mis on sul seal alateadvuses. Ja aga noh, samas on seal nii palju neid asju, mida me isegi ei mõtle, mida me ei saa üldse kahtluse allagi, mis on, see on terve elu nii olnud, see ongi nii, see käibki nii, et noh, isegi kui, see on mingis mõttes nagu sa näed vaata teise inimese pealt, on ju. Noh, ma võiksin sulle, ma ei tunne teie kummagi vanemaid, on ju, aga ma võiksin öelda, kuule, sa oled täpselt nagu su isa, vaata, on ju. Ja oleneb, mis asja, mis kontekstis ma ütlen seda, siis see on nagu see, et mis asja, kuidas sa võid niimoodi öelda, on ju. Aga reaalselt on see, et vaata, mina näen sinu nägu, on ju, aga sina näed oma nägu ainult peeglist, noh, mis ei ole väga suur osa päevast, on ju. Ehk siis neid igasuguseid piiravaid uskumusi asju, noh, kes see välja toob, noh, mul toob abikaasa näiteks, on ju. Kuule, see tegelikult ju seda asja sa saaksid paremini ja sellest asjast sa saaksid üle olla ja nii edasi, siis ma olen, mis asja, see käibki nii ja polegi seda kahtluse alla seadnud, on ju. Sest ta ise nagu ei vaata, sest see on ebamugav ka ju. Aju ei taha ju, et sa muutuks, ta tahab, et sa, kõige tähtsam reegel on ju see, et sa oleksid hoitud, selles mõttes, et sa püsiksid võimalikult kaua elus, tunneksid võimalikult vähe valu, see, kas sa oled selle juures õnnelik või täidetud või saavutad mingeid ägedaid asju siin elus ja lood, no see ei ole esimese teise järgu küsimus üldse. Ja. Jah, paneb mõtlema. Mul üks hea näide, kuidas see alateadvust mõjutada saab, et mul oli mure, et ma Russalka juures sain trahvi 20 eurot, 30 eurot, juba päris mitu korda sain trahvi ja no ei meeldinud, siis ma lõpuks sain 100 eurot. Ja siis mõtlesin, ma pean midagi tegema, et see ei ole jätkusuutlik, et hakka mõjutama. Ja siis ma läksin peegli ette ja rääkisin alateadvusega. Rääkisin iseendaga, aga ma tean, et alateadvus on nii võimas, et ta saab mulle tegelikult õigel ajal nagu aidata seal. Ja ütlesingi, kuule, Russalka, et seal palun tuleta meelde, et seal on kiiruskaamerad, võta jalg ära ja ütlesin endale peeglis pool minutit siukene vestlus ja mul on nüüd mingi paar kuud nagu mul ei ole nagu trahve, mida teine ma oleks iga päev olnud, aga sellest ma tunnetan, kuidas jalg läheb pidurisel pedaalilt ära, kuidas mu pilk läheb sinna spidomeetrile, et nagu kukub ai 50 kogu aeg seal. Et see hästi huvitav, et kuidas, see on muidugi nii väike olukord, nii väikene mõjutus, aga minu puhul töötas selline asi. Aga hakkagi selle negatiivse kogemust, on ju? Ja see on, vaata jällegi, see on hästi huvitav asi, mis ma üks päev ka just abikaasaga rääkisime seda, et tegelikult kui sa saad kohe karistuse, on ju. Kui sa saad kohe kõrvetada näiteks selle pliidi käest, siis sul kohe loob selle emotsionaalse sideme. Kui sa saad ka politsei käest trahvi, ma eeldan, et sa said selle kaamera käest seal. Mitu päeva hiljem. Ja sa saad hiljem, sul ei loo seda seost tegelikult, mis on, miks me ka ütleme, et see on rahakogumismasin tegelikult, on ju, et tegelikult trahvi mõte on ju see, et sa ei taha siin kuidagi poliitikasse minna, lähen selles mõttes tahtmata, et tegelikult ju, kui trahvi mõte on see, et sa muudaksid oma käitumist, siis tegelikult see ju ei toiminud. Aga kui sa saaksid kohe karistada, see loob kohe selle seose, siis sa käituksid ka teistmoodi, aga see ongi see, et sa suutsid viia selle täpselt oma alateadvuse tasemele, sest ega see ei ole see, et alateadvus tahab sind kuidagi karistada, ma ei saa öelda, karistatud vahel isegi tahab, on ju, me oleme võtnud mingeid asju, võib-olla isegi lapsepõlvest, et ma tegin midagi halvasti, mis tuleb teinekord mul seansil klientidega välja, et inimene on mitukümmend aastat ennast mingi asjast karistanud, mida ta käitus täiesti hea kohaselt, aga ta tegi kellelegi võib-olla nii palju haiget või mis iganes asjaga ta hakkama sai, eelkõige mida ta uskus, on ju, et ta tegi nii halvasti, sest talle tehti selgeks, siis ta ongi ennast nagu karistanud tagasi hoidnud näiteks. Aga samas on just see, et kui sa kõik see, mis sa alateadvuse jaoks teeb, ta tegelikult teeb oma arvates seda, mis on sinu jaoks ju kõige parem. Selle hetkel loomulikult ta arvab, et sinu jaoks on kõige parem, et sa oleksid valust eemal ja võimalikult siin mugavustsoonis, on ju. Aga kui sa suudad, üks asi, millest ma hästi palju räägin, igal pool oma klientidele ka, võib-olla ma rääkisin sulle ka, on positiivne, efektiivne sisekõne. Ehk siis kes meist ei teaks, mis on positiivne sisekõne, et ole positiivne.
aga efektiivne just selles suhtes, et sa oled hästi konkreetne ka, sest positiivne on lihtsalt see, et vaata ilus päikeseloojang ja ma ei tea, oravad söövad pähkleid ja mõnus on, loob tegelikult mõnusa tunde, rahustab su närvisüsteemi natuke. Aga mida see aitab sul, kui sul on vaja näiteks, ma ei tea, sa oled võib-olla keegi tahab siin oma podcasti alustada lihtsalt, on närvis esimene kord ja siis mõtleb nendele oravatele, natuke rahustab maha, aga samas see, kui ta mängib peas läbi mingisugused olukorrad ja ütleb endale, et kui mul tuleb selline hetk, et mul ei tule ühtegi küsimust meelde, siis ma teen nii, Kui mul tuleb mingi paus, ma ei tea, ma hingan rahulikult, sügavalt, see on okei, pärast lõikan välja. Ehk siis, et sa räägid endaga hästi efektiivselt, et mis iganes asju meil elus on, et me saame, ka see, näiteks aju ei tee ju vahet, kas sa koged mingit asja päriselt praegu, nii-öelda 3Ds või siin füüsilises reaalsuses, või sa koged seda asja oma peas, et sa lihtsalt mõtled sellele. Et ajul ei ole vahet, kui sa vaatad filmi, pisarad tulevad, sa tead, et see on 10 aastat tagasi filmitud, ei põhine tõsielul, seal on näitlejad, aga samas see käivitab midagi su enda sees, see ei ole see, et otseselt see asi peab sind kurvaks tegema, vaid see mõjub kuidagi sulle. Ehk siis ajul ei ole tegelikult vahet, kas see asi toimub päriselt või sa kujutad seda ette. Ehk siis, mis on ka nii-öelda selle visualiseerimisega, tänapäeval räägitakse hästi palju manifesteerimisest, mis on ka selle visualiseerimisega selles mõttes kuidagi natukene on võetud asi, mis tegelikult toimib, aga on kuskilt maalt mindud sellega nagu üle piiri, et visualiseeri mingeid asju, siis universum toob selle, kvantfüüsika ja igasugused väljad, mis on pandud tegelikult, ma ei ütle, et see ei ole tõsi, see absoluutselt, kõik koosneb energiast ja nii edasi, aga nii-öelda see, kuidas sellest räägitakse ja kuidas nagu ma olen ka vahel nagu läinud sügavamale mingite asjadega, et okei, räägitakse siin kvantfüüsikast ja et kui sa saadad nagu su aju ja keha ja saadab siin magnetvälju ja elektri välja, ja siis tuleb universum, resoneerub sellega, toob sulle need võimalused ja asjad. Ehk siis alateaduse või neuroteaduse seisukohast on seal taga retikulaarne aktiveerimissüsteem ajus, millest me võime natuke hiljem rääkida. Aga see ongi see, et see visualiseerimine toimib, aga mida näiteks mõtlevad sportlased visualiseerides? Me oleme ju näinud, kuidas nad on seal vormeli raja kõrval enne rool on käes või isegi rooli ei ole, lihtsalt kuskil seal boksi nurgas nagu sõidab seda rada läbi või mis iganes teised sportlased. Ehk siis nad tegelikult ju ei mõtle sellele, et ma olen pärast seal poodiumil ja rahvas õiskab ja ma annan intervjuusid ja nii edasi. Ta mõtleb nendele olukordadele, mis nii-öelda võivad pekki minna. Ehk siis, et kuidas ma tulen sellest, mitte otseselt, et kõik läheb halvasti, vaid mis juhtub siis, kui ma olen selle vastase haardes näiteks. Et siis ma pean vastu, ma leian mingid need nõrgad kohad või vaatan sinna või hingan nii, kuidas peab, või kui mul seal maratonil sellel kilomeetril hakkab nii valus, et siis sest sellel hetkel ju võtab see ajus, nii-öelda see primaaraju võtab juhtimise üle, ehk siis sa ei suuda enam teadvusega üle sõita sellest, vaid see alateadlik programm läheb täielikult tööle. Ja siis ongi oluline luua juba alateadvusesse need mustrid ära, mis siis tulevad sellel hetkel, et okei, kui sul on see keeruline olukord, vaat siis tee niimoodi ja niimoodi. Et see on tegelikult see, kuidas see, ma ei nimeta seda manifesteerimiseks, aga see visualiseerimine ja samas ka, mis ma ju klientidele teen, et sa võid tegelikult mingi hetkel seda oma kogemust jagada, see on üliäge, et sa saad nagu mulle siin otse mingid asju jagada, aga kuidas ma teen ka hüpnoosis ju, ütleme, loome need uued mustrid juba seal seansil ja pärast on ka see audiofail, kus on siis hüpnoos ja kordamine ühendatud. Et sa saadki, hüpnoosisse võtad paremini vastu ja võtad ka seda kordamist veel efektiivsemalt vastu, sest kordamine nii või teisiti mõjub, aga kui see on ka hüpnoosi seisundis, sa võtad seda veel kergemini vastu, ja lisaks on sul juba seansil ju need alt nii-öelda need mustrid nii-öelda ära lõhutud või need emotsionaalsed seosed õigemini. Ja see ongi see, et su aju ei tee vahet, et kas see on nüüd päris või ei ole, kui sa seda oma peas elad läbi, siis selle kohta on nii ägedaid katseid tehtud igasuguseid, kuidas inimesed tegelikult
täiesti mingite kipsis randmetega mõttejõul treenivad oma käsi, on ju, ja teine testgrupp näiteks ei treeni. Ja kuidas pärast ülilihtne on ju mõõta, et kui suurt raskust sa jõuad tõsta. Ja need, kes on mõistusega lihtsalt mõttega treeninud oma kätt teatud arv kordi, teatud tunnid päevas, on ju, nende käed on oluliselt tugevamad. Ja siis petmisvõimalust ei ole, sest käsi oli kipsis. Ehk siis see mõistuse või see mõtte või see teadvuse jõud on nii tohutult suur tegelikult. Aga me ise piirame ennast sellega kogu aeg. Pigem me ei kasuta seda nii tihti enda hüvanguks, vaid enda piiramiseks. Et jõusaalis ei peagi enam käima. Et lihtsalt kuuled. Iseenesest peaks olema võimalik, et kunagi oli ju seesama täiend, kui ma ei tea, kui lihaste ehitamise mõttes, aga seesama näide, mis sa tõid kipsiga, tehti ju nende Aafrika ujujatega tehti katseid ka niimoodi samamoodi, et ühed, kes päriselt treenisid ujumisbasseinis, eks ole, ujusid. Ja siis oli posu inimesi, kes siis ei ujunud mitte kunagi, vaid kujutasid ette, visualiseerisid, kuidas nad ujuvad. Ja lihased arenesid kehas ikkagi ühtemoodi ja kasvasid. Ja nad said oma tulemuslikku suuretasid paremini pärast tulemusi puhtad visualiseerimise pealt. See oli mingi pikk periood, aga tegelikult ei ujunud mitte kordega, aga tehnika paranes ja kiirus paranes ja lihased kasvasid. Ja, sest aju ei tee vahet, su keha pigem me teinekord hoiame ennast tagasi mingite asjadega, on ju. Aga lihtsalt oma mõtetega ka, et see on, miks me vahel ei arene, on ju. Aga jah, neid katseid, see ujumise katse või klaveri mänguga, ongi pärast, osad on harjutanud päris klaveriga, osad on teinud mõttes ja pärast on tehtud ajus, või enne ja pärast on tehtud ajuskaneeringud ja siis on vaadatud, et ossa raks, et nagu samad piirkonnad on aktiveerunud, samad piirkonnad on loonud uusi ühendusi, nii edasi, on ju. Et lõpuks ei ole, jah. Ei ole vahet, et mitte ma ei taha öelda, et ärge käige enam trennis midagi. See on juba, kui see tuleb sellest ebamugavast soonist, ega see päris see asi nagu see on ka teatud protsent, on ju, et inimesed, kes siin treenisid biitsepsit näiteks mõttejõul ja kes treenisid päriselt, on ju, neil küll läksid biitsepsid tugevamaks, aga ütleme selle mõttejõul treenijatel grupil vist mingis uuringus oli, et nad said nagu 30% sellest tulemust, ehk see tulemus ei olnud 0, on ju, aga see tulemus oli 30% sellest, et jah, et kui sul ei ole võimalust, on ju, teha midagi, et sa oledki nagu voodis, sa mingil põhjusel, ma ei tea, jalg on kipsis või mis iganes peale operatsiooni, tegelikult ja sul on igav ka, siis seepärast ütlevadki treenerid ja profisportlased, kes teevad füüsilist treeningut, et kui sa sooritad harjutust, siis püüa ette kujutada, kuidas see lihas töötab. Samal ajal, kui sa oled ka selle pinge all füüsiliselt. Siis on su 2 ühes. Jah, sest see asi läheb ju tegelikult nagu veel nii palju keerulisemaks, või põnevamaks, et su keha koosneb 50 triljonist rakust. Umbes niimoodi. Ja me oleme ära lugenud. enne saadet just. aga selles suhtes, et